Suvi ja ka päris kindlasti suur osa sügist on hoonete välisvärvimise aeg. Värvitootjad teevad palju värvikoolitusi, räägivad, kuidas õigesti värvida, millega värvida, aga pahatihti juhtub ikka nii, et mõnel majal lihtsalt ei taha värv peal püsida ja selleks, et teda uuesti värvida, tuleb vana värv korralikult maha võtta. Lihtsalt kaabitsa või traattarjaga värvi maha kraapimine on ülimalt keerukas ning raske töö. Sellepärast pakub lihtsama lahenduse sooda pritsimine. Mida see sooda pritsimine endast kujutab? Sooda pritsimine iseenesest on Ameerikast juurutatud puhastustehnoloogia, mis töötab nüüd siis soodakristalli põrkumisel, lõhestumise põhimõttel. Aga selle sama pritsiga me pritsime ka nii-öelda klaasipuru. Kuidas ja kas siis see klaasipuru toimib teisiti? Just, klaasipuru, kõik teavad, et klaas, kui ta ära jahvatada, siis talle jäävad hästi teravad nurgad. Ja nüüd, kui me oma pritsiga selle klaasijahuga puuristame, siis kui sooda töötab ikkagi kristalli lõhkemise põhimõttega, siis klaasipuru ikkagi töötab nagu kerge liivapaber. Ja klaasipuru on meil 3 fraktsiooni. Kõige peenem on nagu puudrid kujuline, järgmine on keskmine fraktsioon ja siis on veel päris jäme. Et konkreetselt seda objekti puhastame selle keskmise fraktsiooniga. Milliseid pindasid üldse teil puhastada tuleb? Nüüd selle mõne aastaga, mis me siin turul oleme toimetanud, on tulnud ette siin täiesti äärmusesse, et oleme käinud siin näiteks Sangaste lossi torne kiviseinu sees puhastamas, samas veoautoraame, vana uunikumi tehnikat, värvist ja igast sodist, et meie tööpõld on ikka väga lai. Vaatan, et kõrvalpinnad, akna, veeplekid, vihmaveetorud, alumised veeplekid on kõik kinni katmata, need jäävad puutumata. See on ka mehe käe osavus kindlasti, mis on siin aastatega tulnud, aga ongi, et ega me rikkume ära plekid ainult sel juhul, kui me tal otse peale laseme. See, mis töö käigus tekib tolm ja siin lendavad jäägid, siis nemad otseselt mitte midagi kahjusta. Et samamoodi me käime selle klaasipuruga puhastamas ka siin rekka raame ja kärusid, kust ka jäetakse. Kõik juhtmed on küljest, kõik õhutorud on küljes, samamoodi lastakse üle, torud on terved, mehed ütlevad, palju tööd ja vaeva jääb lihtsalt ära. Kui kiiresti nüüd sellise maja tehtud saab? Arvestame niisuguse maja peale kuskil 2 päeva tööd. Kerge vihmatiba või kõrvetav päike, see ei sega teie tööd? Kõrvetav päike segab operaatori tööd, et temal jookseb vesi silma, aga ega vihmaga ei ole just selles suhtes hea teha, et kipub seda puhastuse sodi seina peale nagu kinni võtma, et meil on vaja ta pärast ikkagi üle lasta ja puhtaks, et parem ikkagi nagu otse laus sadu ei ole. Kust teid leiab? Meid leiab internetist, et meil on lihtne koduleht, on www.spb.ee ja telefonid on kõik olemas seal kodulehel ja kõige lihtsam olekski inimestele öelda, et kui te juba kodulehe üles leidsite ja kui teil on mingid konkreetsed küsimused ja soovid, et kõige lihtsam on sealt kaudu kirjutada ja panna mõni pilt ka kaasa, et siis on meil lihtsam vastata. Teema lõpetuseks tahaksin ma teie tähelepanu pöörata nüüd sellele lauapinnale, milline ta jääb pärast puhastamist. Ta on, ma ütleksin, üsna tugevalt reljeefne, mis tegelikult on ka väga ilus ja põhimõtteliselt hoiab ka värvi natukene paremini kinni kui päris silepind, siis tasub soodapritsijate poole pöörduda.